nii et võib öelda, et suhteliselt noor profina. Ja ilmselt on tegu siis profi siis matšide rekordiga ehk siis CV-ga. Kui me sinna kõrvutame Mirko, kellel on 95 matši, siis see tundub nagu mägede kõrgune taseme vahe, aga vast see nii ei ole. Sest siin on ikkagi loetud üles ainult profimatšid Chinook Jimmy esindajalt, Farkaadilt. Väljatulekuks muidugi huvitav laul. Yellow Submarine Beatlitelt. Tahtsin kuulda sinu kommentaari sellele ka kindlasti. Et ma ei oska seda kuidagi võitlusega seostada ja võib-olla kuidagi tänapäeval tundub, et see on juba vanavanemate laul kuidagi. Aga ei, iseenesest väga lahe. Beatlitega välja tulla. Respekt. Retro. Aga nüüd. Ja te kuulsite, kes siis ringi on astumas. Meie oma superstar. Mees, kes on terve selle ürituse taga. Ja kes koostab kusjuures seda fight card'i, ehk tema teeb seda matchmakingut, kõik need ingliskeelsed sõnad, ma loodan, et te saate aru, et tema koostab võitluspaare. See on tema töö selles töös. Aga mis ma kuulen, ta tuleb vaikuses ringi. Ilma muusikata. Ja sokid jalas. Nii. See on midagi uut, seda pole ammu kuulnud vaikuses ringi tulemist. No tõepoolest, Mirko on üks Eesti esivõitlejatest. Tuleta siis oma viimased matšid küll kaotusega Bruce Guidoni vastu, ta siis tegi korraliku ettevalmistuse, aga Bruce Guidoni vastu ei suutnud tal maailmameistri tiitlit võita. Mis matš toimus siis Lyonis Prantsusmaal. Nägid sa ise ka seda matši või vaatasid? Ma ei ole seda matši kahjuks näinud, et ei ole seda hinnangut saanud anda kahjuks, et kui napilt see võitis tulemata jäi. Bruce Guidoni tegemist oli kindlasti, teda tema matši ma olen näinud väga tehnilise, väga raske võitlejaga. Aga Mirko ütles ka ise, et talle meeldivad rasked matšid ja ilmselt on ka see üks nendest. Tegemist on profifaitiga, 10 faiti, 6 võitu, 1 KO ja 4 kaotus. Frakat, Aspinau! Ja tema vastaseks. Tim Meiser, Tallinna klubi esindaja. 95 faiti, 76 võitu ja 19 kaotus. Kuulete, Mirko nime ei vaja tutvustamist. Rahvas teab, kellega tegu on. Siinsele publikule kindlasti mitte. Parematel hetkedel on Mirko absoluutselt selline mees, kelle kohta võib öelda, et inglise keeles ütleks unfightable, ehk siis mees, kelle vastu ei ole võimalik võidelda. Parematel hetkedel. Tegemist on väga tugevate sportlastega, ma olen täiesti kindel. Chinook Jim räägib ise enda keelt, nägemata ühtegi Farkaadi matši, usunud ma, et tegu on väga tugeva sportlasega. Ja Mirko, siis ta peaks siis Mirkoga sobima ideaalselt kokku ühte ringi, ühte matši. Mirko plussidest tooks mina välja kindlasti ka jõulisuse, vastupidavuse ja muidugi selle kurikuulsa esimese käe maksahaagi, mida ta kindlasti täna proovib. No kas toob Mirko koju esimese võidu? Punased kindad siis Mirko käes, sinised kindad Farkaad Akmenjau käes. Nii, ja Mirko on alustanud. Oli see täitsa tugeva komboga. Ja tuleb teravalt vastu. Ja tundubki, et vastane on selline pigem terav, eks ole. Kui siin esimeste liigust. Väga tehniline kindlasti. Ja. Väga tehniline. Mirko võib olla tahumatu, natuke tänavakakleja stiil võib-olla. Kui ma ei tea, kas see sõna on muidugi au tegi, aga tema tehnika ka muidugi ajas paranenud, nagu muidugi valmis olek ja ma ütlen, veel kord see füüsiline vastupidavus ja tahtejõud on need, mis on tema nende tulemusteni viinud. Ja üks kombo lõppes ilusa low kickiga jälle siis Mirko poolt.
no ma tahaks öelda äkki, et Farkadi stiil sobib Mirkole, et ta on niisugune mees, kes seisab seal ees, ei liigu, ei karga, ei hüppa. jah, võib-olla tõesti, et Mirko armastab peale minna ja siis teha oma kombinatsioon ära selline. See on selline, kuidas ma ütlen, ühest küljest läheb tangina peale, teisest küljest suhteliselt rahulik. Vägagi rahulikult. Tore näha, et see esimene round võetakse suhteliselt luuravana, rahulikuna. Ilmselt see matš kogub selle aja kasvades hoogu. Mida hilisemasse järku jõuame, seda teravamaks nad löögid ja asjad lähevad. No nii, nüüd on... Aga ilusad boksitehnikat näitab. Akvenja on jah, tõepoolest väga heade kätekombinatsioonidega liigub peale. Ja kas Mirko on nüüd viga saanud või et ei oska öelda, on need kehalöögid teda hoopis läbi võtnud? Mul on selline tunne, et Mirko lihtsalt on see koht, kus ta üritab mõelda, et kuidas ma nüüd sinna pääseks, et kuidas ma temani jõuan. Tõepoolest vastane praegu need paar kombot tundub, ja proovib keha töödelda samamoodi, teeb seda, mis Mirko endale meeldib teha. Ja ilusad kontrad proovis praegu tagumise aagi teele saata, aga ega vastane oskab põigelda küll. Farkad oli valmis, Farkad on kõigeks valmis. Tuleb tunnistada, et ega mulle endale väga meeldivad need võitlejad, kes on osavad põiklejad. Et seda võib-olla siin nendes matšides, mis meil seni on olnud, ei olegi nagu näinud. Ilusa low-kickiga Mirko vastab. Päris hästi töötab ta praegult nende low-kickide kontra peale, et ei ole neid oma kombosid veel otseselt avanud. Ei ole me tema kurikuulsat maksalööki näinud siin. Esimene round on läbi. Esimene round läbi ja tuleb tunnistada, et kui alguses Mirko võib-olla läks vähe julgemalt peale ja vastane andis talle selleks ka ruumi, siis siin vahepeal Akvenjalt tulid väga ilusad, ma ütleks boksikombod isegi. Sest ega sinna jalga väga palju ei olnudki, et see kätetöö oli sedavõrd tugev. No nii, me saame ainult loota et Mirko aktiviseerub mida aeg edasi. Ja me näeme teda kurikuulsat boksi ja kätetööd. Ta on ju tegelikult pidanud ka väga palju boksilahinguid. Kõik nad on vist lõppenud võidukalt. Profiboksilahinguid siis. Ja. Et need käed võiksid siin määravaks saada. Ja tegelikult vastane selleks just nagu võimaluse annaks, aga tundub, et ei saa alahinnata vastase boksitehnikat. Absoluutselt. See ei jää pigem ja Mirko omale alla. Teine round on algamas. Võib-olla Mirko isegi siin matšis on jätnud selle mulje, et ta on kuidagi natukene kaalutlev või niimoodi, et kuidagi nagu ootab. Ja, ütleme nii, et otseselt läbi ei lähe need löögid, aga nad on tugevad korralikult kinnastesse ja punkti pigem võtab selle situatsioonist Mirko see low kick, millega ta vastab. Kui kohtuniku seisukoha pealt seda asja vaadates, aga siin läks üks... Ega Mirko ei olegi väga palju saanud siin vähemasti selles raundis oma käsi veel kasutada. Et pigem on pidanud jalgade tööle rõhuma. Aga need on punkte toonud. Aga seda low kicki teeb ta üsna ilusti jala siseküljele, on praegu mitu tükki järjest läinud ja noh... Sealt tuli see, mida me ootame. Sealt tuli see, mida me ootasime. Kaks tugevat, üks kehasse, üks pähe. Vaatame, kas see nüüd muudab natukene ettevaatlikumaks. Mirko suudab samamoodi peale minna, samamoodi... Oi, jälle see oli küll tunduvalt vaiksem, aga ega tuli vastu ka vastaselt kohe. Samasugune maksakas, et siit ei oska muidugi öelda, kui tugevad need löögid täpselt on. Esimene käsi siin natukene häiris Mirkot, aga vastab tugeva low kicki, mis on nagu hea kindlasti. Farkadi jalg on punane nendest ja tagumine sirge tabab nüüd. Toob sealt kindlasti märkimisväärt punkti ära, jah. Ja
aga väga need kontrad ja head on Farkadi käed, midagi pole öelda, et võt seda oskust tundub, et Mirko temaga ei jaga, et ta nende löökide vahel oma lööke ei tee, et kui ta läheb, siis ta läheb nagu sellisest 0 punktist. Jah, kuidagi, et ta teeb oma kindlaks määratud kombo, mis tal on välja mõeldud, välja, kuidas öelda, sisse harjutatud, aga see kontralööke ta just väga palju ei tee. Kätega ei tee ja kontrad tulevad pigem nende low-kickide näol. Natukene liiga kaua ootas, et lööke ära teha seal, et hakkas juba klintsiks minema kohtunik. No, aga Mirkole sobib siuke asi, kui ta surub vastase natuke sinna äärde, siis ta hakkab nende kätega teda pehmendama. Oot, just täpselt see, millest sa rääkisid. Just täpselt. Ja talle sobib see, kui vastane on seal kuhugi liikuda ei saa, ja siis ta selle füüsisega natuke surub sinna peale. Ja ilus low kick toob siit jälle punkti. Aga see 2 käega haaramine on kõigil nii veres, et sellest ei ole pääsu. Muidu iseenesest oli kenasti sooritatud. Ja siit üks parem käsi. Kõlvelöök. No nii. Ega kui lööma lähed, tuleb ise ka üht-teist neelata, siin ei ole midagi teha. Kui vihma sajab, saab märjaks, öeldakse selle kohta. Oi, kui ilus, see oli ilus. Aga Mirko vingeerab kruvi peale natukene. Järjest ajas läheb paremaks. Käed on ka hakanud lahti minema. Ja vastase löögid ei ole ka nüüd nii ohtlikud enam. No nii, teine raund on lõppenud ja tuleb tunnistada, et kui raundi alguses Mirko võib-olla oli natukene nõutu, siis raundi lõppedes leidis oma käed ja leidis selle mugavustsooni, ma ütleksin. See, et kuidas suruda vastase sinna nööride lähedale, kus ta siis sai teha oma kombinatsioonid ära. Aga siin näeme ka kordust, et enamus nendest löökidest ikka mõlemad oskavad ära barreerida. Nad ei too punkte. Need löögid tegelikult ei too punkte päris. Selline low kick pigem toob punktist oli kaitsmata, eks. Aga siin oli 2 punktilööki kindlad, läksid läbi. Arvestades seda, kui viletsad ennustajad me siiamaani oleme olnud, siis igaks peateks ma ei hakka siin sellest raundist järeldusi tegema. Väga võrdsed mehed on, väga võrdsed. Stiilid on erinevad ja tundub, et mõlemad on väga tugevad võitlejad. Raske on isegi tegelikult eelist anda praegusel juhul. Mirko nurgast tundub olevat niisugune mõnus meeleolu. Nägu on naerul Kevin Rennol, Mirkol endal. Jah, võib-olla Marko Moisar oli veidi mõtleksin alguses, kui teadvustati. Jah, ta tuli küll kaotuse pealt ilmselt. Jaa, aga see oli tegelikult selline kaotus, et no... Väärikas kaotus. Väga väärikas, jah. Aga ega see ei lohuta, kui sa ringist kaotajana välja lähed. Kaotajaks jätsa kahjuks ikkagi jah, selles matšis. Aga siin, vaatame, kes siin tuleb võitjaks ja kes kaotajaks. Ja Mirko alustab teravalt. 3. raund. Eks tegelikult rahvas ootab, meie ootame ikkagi kodunurga võitu. Ja Mirkol on see võimalus praegu täiesti käes. See on kõik on Mirko enda kätes ja jalgades. Ja jalgades. No nii, ilusti. Mirko on vähemasti alustanud agressiivselt ja see on hea märk. Hea kontrafighter on Farkad, vastane siis. Väga hea kontrafighter, ehk siis oskab neid lugeda situatsioone, et kui Mirko tuleb ründaja, ta kohe saadab midagi vastu. Enne kui Mirko jõuab midagi teha. Punkti palju need toonud, need asjad on ise asjaga, ta vähemalt vastab. Mirko vastab ka, aga low kickidega. Ja ka ühe reeglites, kes siis veel ei peaks teadma, et kõik löögid on ühe vääringu astmega. Ei eelistata see midagi, aga siit tuleb ilus Mirko rünnak. Aga ilus Mirko kombinatsioon tuli. Jah, võib-olla Mirko on veidikene staatilisem, kui neid võrrelda. Ja Farkad, ehk siis Farkad Akhmedňov on veidi liikuvam. Aga see ei tähenda, Mirkol on selle eest jälle, ma ütleksin, et need löögid on vähe kivi kõvemad või sellised. Mirko on tugev, rahvas te näete seda ise. Ta lihtsalt läheb edasi. Olenemata, mis sealt tuleb. Ja näete, kui hästi ta selle Farkad vastab selle ülekäe löögiga, siis eesti keeli öelda, jah, parem ülekäe löög läheb. Maastikest kasutati väljendit haamer ka. Aga see läks muidugi... Aga liigub eest ära. Rääkisid, läks ilusti kindlasse, nii et Mirko oli selleks valmis. Ja need löögid tõesti väga vähe on niisugused puhtad punktilöök, et huvitav oleks isegi neid punkte pärast lugeda, aga see on tatne ehte, siin ei loeta punkte niimoodi.
kui nad kohtunikud muidugi endale märkmeid teevad. Et meil on lootust siin praegu vist 4. raundi näha isegi. Sinna suunas me lägevalt liigume. Nii, Mirkol on parema kulmu all väikene haav. On kui ilus. Mirko on läinud vihaseks. Jaa, Mirko läks käima. See on midagi, mida ta iga kord ei suuda, aga parematel hetkedel see tähendab palju. Ta peab arvestama praegu ka kindlasti sellega, et tuleb 4. raund. Ta kindlasti sellele praegu ei mõtle, ta on selles hetkes siin ja praegu. Aga see võib-olla on ka üks neid võitleja omadusi. Muul juhul sa oled taktik. Aga see tuli vist natukene pärast kohtuniku vahele sekkumist, nii et see arvesse ei läinud. 10 sekundit on 3. raundi lõpuni. Ilus keha löök nüüd lõpuks. Läks küll sinna teisele poole. Aga ikkagi mitte vatsa poole. Tuleb tunnistada, et me liigume 4. raundi suunas. 4. raund on tõsiasi praeguse seisuga. Loodetavasti on Mirkol selleks siis paagid veel täis või pooltühjad vähemalt. No seda moodi ta ei paistnud, et nüüd oleks väga väsinud. Ei, Mirkos seda märki kindlasti ei olnud. Kui siin võib-olla keegi natukene nagu oma esialgset särtsust kaadanud, aga märki näitas, oli selleks võib-olla Farkaad, aga see mees ei ole ka kindlasti püssi põõsasse visanud, et tuleb siin täiesti huvitav 4. raund. Et see on jälle kord üks neid matše ja selles suhtes on see Explosion meile pakkunud tegelikult ka neid matše, kus on kohtunik väga raske olla. Et ei oska isegi öelda, et keda siit võiks võitjaks nimetada. Ja see on nende kohtunike jaoks esimest korda hinnata Tatneti reeglite järgi, aga nad said muidugi ligi tunniajase briefingu Tatneti supervisori käest. Nii nagu me ennustasime, extra round. Ja Tatnetis reeglitega nii on, knockdowni ei sooritatud ja me näeme extra roundi. Võib-olla jah, et olen nagu vaadanud neid Edwin Erik Kibuse matše mingil hetkel järele ja võib-olla oligi harjumatu, et kuidas need extra roundid nii kergesti tulid. Aga tuleb tunnistada, et Tatneti puhul tulebki arvestada selle extra roundiga. Tatneti puhul tuleb arvestada, kui ei ole knockdowni olnud. Ühepoolselt knockdowni. Oleks nad mõlemad selle sooritanud, näeksime ikka ekstrat. Suure tõenäosusega näeb selles Tatnetis alati 4. raundi, mis on tore. Sellest rahvast ja tulnud on pileti ostnud. Tahavad näha võitlust ja seda kõige paremas tasemes. Ja seda kuni lõpuni välja. Kuni lõpuni välja. See raund on selles matšis nüüd viimane, see on ka täiesti kindel. Vaatame, kes võtab siit parima. Mina jään tegelikult selge see Mirkole. No ma usun, et kõik või siis suurem osa meie striimi vaatajatest hoiavad kõik Mirkole pöial. Ja Mirkol head tugevad löögid on siin alguses olnud. Ja tublisti ründab. 2 kätelööki ja low kick saadab järgi. Ja tuleb tunnistada, et praegu on Mirko väga hästi alustanud seda lisaraundi. Ja teravad käed on vastasel, väga teravad. Head kontrakäed. Aga Farkaadi muidugi esimene jalg räägib enda keelt. Ja seda on näha, et see jalg enam nii hästi või kuidas öelda, on värvi vahetanud. On värvi vahetanud. See jalg võib homme üsna ebamugav olla. Võib-olla isegi juba täna õhtul. Võib-olla ei saa kasutada seda jalga isegi homme. Nii jälle 2 käega haare, mida siis ei ka ühega Tatneti reeglites lubatud ei ole. Sama vea teeb ka Farkaad ja läheb edasi. Ja nii üks mõja siis Mirko poolt. Ja Mirko ikkagi domineerib, et selles suhtes... Ja ilusti vasta. Punktilöögid tulevad minu meelest rohkem Mirko poolt. Need low kickid vähemalt toovad punkte, siis need on kaitsmata. Kõik see kätetöö läheb enamasti mõlemal kinnastesse. Ma tundub, et Farkaad natukene on väsinud. Nendes löökides ei ole enam niukest teravust ja kiirust powerita. Ja 1,5 minutit on veel jäänud neil võitlejatel siis siin ringis. Ja tegemist on tasavägise matšiga, aga siiamaani on ikkagi selles raundis Mirko suutnud olla see, kes määrab matši tempot. Ja minu meelest juhib ka Mirko seda asjade kulgu siin hetkel. Kas me saame öelda, et ta toob selle koju nüüd? Tahaks väga loota.
aga sellest saab aru vist ka praegust Varkadia, lisab siin tempot, võtab kõik, mis tal võtta on. Hakka tema, see on viimane round, siit rohkem edasi asi ei lähe. No nii, Mirko jälle seal, kus talle kõige rohkem meeldib, aga ilmselt on Akmeneus olnud sellest aru, et tal tuleb välja tulla nööridest, et ei saa ennast lasta nööridesse suruda, sest see on see koht, kus ta ei taha, siis Mirko ka kindlasti jääda. Oi! Kus ta tuntud on. Ja siit me saame ikka täie raha. Kallid sõbrad, see matši keegi tagasi ei hoia enam. No nii, 25 sekundit lõpuni. Ja Mirko on praegu võtnud ja teinud päris tõsise avalduse selleks, et see võita. Ja sealt ta tuleb. Ja see Haare nüüd natukene segas seda tempot. Haare või mitte, 10 sekundit on jäänud lõpuni ja kindlasti on praegu ja natukene veel ja saame veel ja kas me super ja Akmenjak päästis knockoutist praegu ainult kell päästis seda ja mina julgen siin küll öelda, et selle matši võitis Mirko Moisar ja on teel kuni 70 kiloste meeste Tatmet Kapile. Ehk siis Mirko Moisar on hoidmas Explosionil praegu Eesti lipu kõrgelt. Au kõrgel hoidmas, aga see lõpp oli tõesti fantastiline. See oli fantastiline. Ja siin pakutakse teile kordust. Ja see, mis sa alguses rääkisid sellest, et Mirko on mees, kellel on jaksu. See sai siin maksus. Ta on füüsiliselt, see on tema trump. See on tema trump ja ta tuleb ja tuleb ja tuleb. Ja sellised vastased on tegelikult alati ebamugavad. Need, kes ära ei väsi. Jaa. Löö teda palju tahad ja ta tuleb ikka peale. No nii, kuulete, mis see rahvas teeb. Eks see rahvas ootab seda otsust. Seisuga 3-0. Ja Mirko Moisar on võitnud. Siin ei olnudki kahtlust. Selles ei saanud vähemasti lisaraundi lõpuks. Lisaraund on kõige määravam kõigest sellest, mis on nagu varem olnud. Ja siin oli küsimustki ja Mirko on tegelikult väga tugevat vastast ja väga tugevast klubist. Sellised Thai-boksi taustaga kohast nagu Valgevene on võitnud ja tegelikult on väga suure saavutusega.